minu nimi on Jaanika Mõru ja minuga koos on siin täna imeline Triin Pärn. Meil pidi tegelikult olema üks teine külaline, aga meil tekkis sihuke tore vajadus ümber vangerdada ja meil tekkis võimalus tulla rääkima teile meie veebikooli uuest pesamunast. Kui sa oled täna meiega jõudnud kuulama, siis kirjuta Facebookis siia kommentaaridesse tere, siis me teame, et te olete kohal. Ma näen, vähemalt 6 inimest on meil siin olemas. Aga et kas me päriselt ka laivis oleme, et kas tehnilised tõrked on ületatud. Ja siis me räägime meie väiksest uuest see ei ole üldse väike, suurest üllatusest, uuest suurest üllatusest. Nii, aga ootame korra, kas tulevad meile kommentaarid, kas on meie vestlus ilusti Facebookis või ei ole. On näha ja on kuulda ka. Tere ka minu poolt, minu nimi on Triin Pärn ja mina olen üks veebikooli assistentidest samamoodi nagu Jaanika ja tegelikult minu fookus kui selline on raamatupidamisel olnud juba viimased 10 aastat. Ja kui Jaanika tuli selle mõttega, et teeks selle ettevõtlusnädala, siis ütles, et Triin, sina tuled, räägid meile hinnastamisest. Ega ma tegelikult ei lasknudki kaua ta loodata, ütlesin, teeme ära. Nii et ma olen nii põnevil. Jaa, Triin juba natuke vihjas, mis meil on tulemas siis veebikoolis. Nii, siin Grete ka kirjutas, et ma ju vaatasin just, et teine teema pidi tulema. Jah, mõnikord juhtub nii, et asjad lähevad teistmoodi. Ja see on üks osa ettevõtlusest ja täna me sellest räägimegi. Meil veebikoolis on tulemas uus õpinädal. Kas sa oled jõudnud veebikooli kodulehe tegemise õpinädalal osaleda? Et ilmselt oled. Meil on veebikoolis üle 10 000 inimese, kes on läbi käinud just nimelt kodulehe tegemise õpinädalast. Me oleme neid teinud nüüd juba minu teada 34. kord alustas eile, esmaspäeval hakkame õppima, on ju. Et 34 korda oleme seda teinud ja nüüd toome oma siis igakuisesse valikusse veel ühe õpinädala, milleks on ettevõtlusega alustamise õpinädal. See on midagi sellist, mis on veebikoolis küpsenud juba 3 aastat. See on tegelikult see, millest me saime kunagi alguse. Me tahtsime teha veebikooli selleks, et aidata inimestel enda äri veebi viia, et teha oma äri siis koduleht, turundust, teha erinevaid koostöösid ja vaikselt on see kõik läinud selles kodulehe tegemise tuules. Aga nüüd me tundsime, et on aeg teha üks päris ettevõtlusega alustamise õpinädal, mis on mõeldud tegelikult nii alustajatele, nii nendele, kes alles veel mõtlevad oma äriideele või kellel on mõte, et ei tea, kas ma saaksin ettevõtjana hakkama, kuid kindlasti ka neile, kes on juba omajagu aastaid toimetanud ja tahaks tulla oma kogemusi ja võimalusi ja väärtusi jagama, sest ettevõtlus on ikkagi kogukond. Et ettevõtjad on kogukond, kui me toimetame koos, kui me teeme koostööd, siis me jõuame palju kaugemale. See on meil veebikoolis kogu aeg olnud aluseks. Me ei usu konkurentsi, me usume koostöösse. Ja selleks siis ka uus õpinädal. Ja see õpinädal on, nagu Triin juba korra mainis, siis minu ja Triinu ja tegelikult Marika kolmekesi tehtav projekt. Nii, vaatame, Marika, sa lubasid mulle, et sa oled meid täna kuulamas, oled sa meil siin olemas? Ta juba tervitas meid ilusasti. Väga hea, mina olen huvitavas situatsioonis, kus mina olen siis ilma internetita, live töötab, aga Facebook mul ei avane, nii et Triin, sina saad siis märku anda, kui meil on seal küsimusi ja kuidas meil seal läheb. Vähemalt live praegu töötab. Vaatame, kas mul õnnestub teile seda ettevõtluse õpinädala lehte jagada ka. Jagame teile täna natuke seda infot, on ju, et mis me seal teeme, miks tulla ja kas tulla ja siis võimalust, kuidas selle õpinädalaga liitumise eest saada veel veebikooli kinkekaarte. Aga kerime korra tagasi. Mina olen ettevõtja olnud 4 aastat. Mul ei ole kodulehte. Ma olen aidanud teha väga paljudel inimestel kodulehti läbi kodulehe tegemise õpinädala, aga endal ikka ei ole. Ja selle taga on tegelikult väga-väga lihtne põhjus. Minu ärimudel on niimoodi üles ehitatud, et koduleht ei ole selle keskne osa. Tõsi, kui mul oleks koduleht, siis oleksid mu käibenumbrid kindlasti palju suuremad, mu projektid palju suuremad, aga ma ei saaks siis minna tunni aja pärast oma lapse kooli vabatahtlikult õpetajaks, sest mul oleks liiga palju tööd. Minu ärimudel on tehtud minu jaoks, et minul oleks ettevõtjana mõnus, et mul oleks tasakaal selle vahel, mida ma tahan teha, mida ma pean tegema, et mu käibenumbrid oleksid okeid.
eile ostsin uue läpaka, eksprompt. Saab selliseid asju teha, kui äri on läbi mõeldud. Ja see ongi see, mida me õpinädalal teeme. Mõtleme äri läbi lahter haaval. Kasutame sellist asja nagu ärimudeli lõuend, mis on siis Osterwalderi välja mõeldud lõuend, selline 1 A4, kuhu sa paned kirja kõik selle, mis sinu äris on oluline, mis sinu äris toimub, kelle abi sa vajad. Näiteks minu ärimudeli üks kõige olulisem osa on minu võtmepartnerid, ehk siis inimesed, keda ma vajan selleks, et mu äri töötaks. Ja väga-väga tähtis võtmepartner, alati esimene inimene, kes minu käest raha kätte saab, on Triin. Triin on minu raamatupidaja, ilma temata minu ärimudel ei töötaks. Kui mina peaksin tegema ise oma raamatupidamist, siis ma ei saaks olla assistent või ai mentor või teha koolitusi, sest ma võtaks liiga kaua aega. Triin, kuidas sinu ärimudel on? Kes sinu kõige siuksem kesksem partner on? Hetkel on minu kolleeg, ehk siis minu ema, kellega me koos teeme raamatupidamisbürood ja siis me jagame neid töid ka, et kui tuleb mingi kiirem töö sisse, siis sina võta see, mina võtan selle, et hästi palju kolleegiga suhtlus. Ja sina nii huvitavalt tõid välja, et sinul ei olnudki see koduleht hetkel tehtud. Ja ma mäletan tegelikult, et mina sind nägingi kodulehe tegemise õpinädalal. Ja mina hakkasin tegema meie pere tegemisele Pärnu pererestole kodulehte ja siis ma olin seal hästi aktiivne juba hommikul kell 6, ootasin, millal materjalid juba välja tulevad, et ma saaks juba hakata tegema. Ja küsisin küsimusi, kui oli mingi asja juba selgeks saanud, vaatasin, et keegi küsis küsimuse, ma vastan talle, et ta saaks ka edasi liikuda. Ja ma olin nii aktiivne seal ka, et ma jäin ju tegelikult ka teile silma ja siis mina vaatasin, et vau, Jaanika, sa teed midagi, mida mina tahan ka teha. Võtsin sul kohe ühendust, ehk siis tegelikult selle õpinädala selline, mis mulle alati meeldib õpinädalate puhul on see, et seal tekib kogukond. Inimesed, kes mõtlevad sarnaselt, sa leiad enda inimesed sealt ja see infovahetus ja suhtlus, see on nii vahva. Ja tänu sellele tegelikult, kui me läheme nüüd kiiremini edasi, natukene paar aastat edasi, olengi mina ju ka veebikooli tiimis. Tegelikult tänu sellele kodulehe tegemise õpinädalale. Et see on hästi vahva nende õpinädalate puhul, selline kogukonna tunne. On. Ja töötades veebikoolis on täpselt seesama tunne. Meil Triinuga juhtus õpinädalal tegelikult veel kummalisem lugu. Selles mõttes, et kui tema tuli õpinädalale ja vaatas mind, et ma tahan ka assistendiks hakata ja hakkaski, siis mina mäletan, et ma hirmsasti pelgasin seda kaamerat sellel hetkel. Ja siis ma niimoodi vaatasin otse sinna kaamera silma sisse, et mitte vaadata, mis toimub mu monitoridel, et vaadatagi inimesi, kes seal on, kuigi ma tegelikult juba ei näe kaamera silmast kedagi. Ma lihtsalt teadsin, et ma tahan inimestega otse rääkida. Ja siis pärast oli mul Messengeris sõnum võõralt inimeselt, kes ütles, aitäh, Jaanika, et sa nii rahulikult rääkisid ja otse sinna kaamerasse vaatasid, et mul oli tunne, et sa räägidki minuga ja sa päriselt hoolidki ja sa päriselt tahadki meid aidata. Mis ju tegelikult ongi tõsi, ma ju päriselt tahangi aidata. Ja 2 aastat hiljem ütles Triin, et see oli tegelikult tema, kes kirjutas. Nii et me alati mõjutame teineteist sellega, mida me teeme. Mina ei teadnudki, et Triin, ta oli ju mulle võõras, mina teda ei teadnud, et kes see kirjutab mulle, üks meie õpinädala osalejatest. Aga see üks Messengeri sõnum mõjutas nii palju. Ma arvan, praeguseks olen ma teinud üle 300-400 laivi ja ega ma seda kaamerat enam ei karda. Et Triin on andnud väga palju tagasi mulle, mina omakorda olen teda meie tiimi kaasanud ja enam paremat tiimi ei saakski olla. Kui me nüüd räägime ka meie ettevõtluse õpinädala tiimist, siis seda me teeme 3-kesi. Ma võtan lahti korra meie selle ettevõtluse maandumislehe, et teile näidata, mis meil on tulemas ja teie saate ära küsida kõik küsimused, mis teil vahepeal siin selle kohta tekivad. Ja ma loodan, et mu Zoom teeb muga koostööd. Sest kaua te ainult kuulate, mida me räägime, näitame teile ka midagi. Nii. Meie ettevõtluse õpinädal toimub 20. aprillil. See on siis juba mitte järgmine, vaid ülejärgmine esmaspäev. Kohe, kui koolivaheaeg on läbi, siis saab tulla ja rahulikult keskenduda sellele, et kuidas me teeme oma äri. Ja ma ei hakka teile kodulehte ette lugema, aga ma kerin siia allapoole ja juhin tähelepanu sellele, et kellele see sobib. See sobib siis, kui sul on idee, nagu me enne ütlesime. See sobib ka siis, kui sul on äri, aga see võib-olla koormab sind liiga palju. Et kui mina ja Triin ütlesime, et meil on omal kesksed asjad teada, mis meie äri toimimiseks on vajalikud ja me oskame neid siis ka tagada,
siis kui sinul on see balanss natuke paigast ära, siis kindlasti ettevõtluse õpinädal aitab sind. ja kui sa tunned, et su äri on nii paigas, et tegelikult oleks sinu enda ärist üsna palju õppida, siis oled sa väga väärtuslik siis osaleja just nimelt kõigile nendele, kes otsivad toetust ja võib-olla leiad sina sealt koostööpartneri või leiad sina kellegi, kellele lahke sõnaga midagi head öelda, nii nagu Triin mulle ja omakorda mõjutada seda, kuhu siis teine inimene oma elus jõuab. Et see kindlasti on selline soe, kogukondlik ja mõnus olemine nädal aega nagu veebikoolis ikka. Nüüd, mida me seal teeme, siis me nädala jooksul võtamegi ette selle ärimudeli lõuendi ja vaatame kõige olulisemad asjad üle. Ja tegelikult me vaatame selle tervikuna üle, nii et nädala lõpuks on sul enda ärist terviklik ülevaade. Ja me teeme seda selles järjekorras, kuidas ärimudelit võiks üles ehitada. Me alustame kliendist. Esmaspäeval räägime sellest, kes on su klient, kuidas seda määrata, millest aru saada, mis on olulised kriteeriumid. See aitab sul aru saada, keda sa päriselt aidata tahad ja keda sa võib-olla ei taha aidata. Et meil kõigil, Triin, sul on ka olnud kindlasti kliente, kelle puhul sa alustad suure õhinega koostööd, aga ühel hetkel saab aru, et see inimene ei ole enam sinu klient, sest sa ei taha teda aidata ja seal on teatud põhjused, miks. Ja see aitab selgeks saada, mis tüüpi inimesi sa kõige paremini aitad ja mis tüüpi inimesed võib-olla sobivad kellelegi teisele. sul on ka, Triin, kindlasti olnud siukseid kliente, onju. raamatupidamises, assistendina. Igal juhul see käib nüüd paratamatult selle asja juurde, sest alguses sa võib-olla näed ainult jäämäe tippu, aga et siis hiljem on näha, kuidas see koostöö sujub. Mhm. Ma olen nõus. Et Väga õige. kõik kliendid ei ole tegelikult sinu kliendid ka. Ei ole. Väga nõus. Mul on olnud ka inimesi, kes on olnud minu kliendid, üldse ei suju ja siis pärast oleme koostööpartnerid, väga hästi sujub. Et mõnikord ei toimi hästi, mõnikord toimib suurepäraselt. Meie laivid on iga päev hommikul kell 9:30, päeva kohe hommikul saab tulla mõelda kaasa, 45 minutit ja siis on kõik, paneme kinni. Kauem ei lähe kauem ei saa minna, sest meil on paus ainult 15 minutit ja pärast seda me läheme edasi premium liikmete töötoaga, kus me sellesama asja, mida me laivis, tasuta laivis oleme läbi rääkinud, teeme siis ai või siis mentorite abiga niimoodi lõplikult ära. Ehk siis, kui sa osaled tasuta, siis sa saad kogu väärtuse, kogu teadmise ja sa saad siis minna iseseisvalt pusima ja tulla gruppi esitada oma ülesande ja loomulikult võita auhindu selle eest. Aga kui sa tahad kohe kindlalt selle asja ära teha, teha sügavuti, teha ai tööriistade abiga, siis pärast 15-minutilist pausi jätkame siis Zoomis premium liikmetega, kus me teeme selle asja ära, nii et premium liikmete töötuba on meil tund aega, selle tunni ajaga sa panedki oma kliendi paika. Esimesel päeval me teeme tegelikult ai abil turu-uuringu, ehk siis me vaatame Euroopa, maailma, Eesti trende ja sa saad natukene oma kliendi kohta rohkem teada kui see, mida sa, kuidas sa, Triin, ütlesid, jäämäe tipp, ehk siis see, mida sa ise tunnetad oma kliendi kohta. Natuke uurime ka siis andmeid juurde. Mina õpetan, meil on hästi rahulik tempo ja me võtame ainult ühe oskuse, kuidas teha oma äriidee kohta turu-uuringut esmaspäeval siis. Teisipäeval me räägime sellest, mis lahendust sa oma kliendile pakud, kuidas sa teda aitad. Ehk siis sinu väärtuspakkumisest, mis on ärimudeli lõuendil tegelikult keskne koht, aga mitte koht, kust sa alustad sa kliendist. Ja selle laivi tulemusel ikka 9:30, siis pärast seda on sul teadmine, mis on üks väärtuspakkumine, kuidas seda võiks sõnastada ja aimdus ka selle kohta, milline sinu väärtuspakkumine võiks olla. Ja loomulikult kodutöö on oma väärtuspakkumine paika panna. Nüüd premium töötoas taaskord 15 minutit pausi, me ei saa esimest laivi liiga pikaks venitada, üle aja me ei lähe, 15 minutit pausi ja siis jätkame premium töötoas, kus ma näitan teile, kuidas siis oma häälega ennast tühjaks rääkida ja siis ai tööriistadel lasta sellest formuleerida üks ilus, selge väärtuspakkumine, selline, mida sa võid saata oma koostööpartneritele, võid julgelt jagada oma sõpradele, selline, mis peale vaadates ütleb sulle, mis su äri on. Just tegin Tartus kohapeal seda koolitust, imeilusad ärikokkuvõtted, et ai aitab sul sõnastada selle nii, nagu kliendile vaja, iseenda jaoks saad ennast tühjaks rääkida. Tund aega, teeme ära päeva või selle premium töötoa lõpuks on sul asi tehtud, tööriistad selged, saad edasi minna oma päevaga. Kolmapäeval on meil kohtumine Triinuga. Triin saab ise jagada, millest sa räägid.
ja kolmapäeval räägime tõesti numbritest, sest et me ei saa üle ju ümber, kui me teeme ettevõtlust, siis see peab teenima kasumit. Ehk siis ei saa ära unustada püsikulusid, muutuvkulusid ja kõige olulisem, sa võid kommentaaridest teada anda, kas sina oled arvestanud töö hulka ka enda tööaega, et sa saaksid endale töötasu maksta. Alguses, kui alustad, siis võib-olla ju ei maksagi endale töötasu, aga kas sa oled seda arvestanud sisse, et ühel hetkel sa tasud seda? Nii et me räägime hinnastamisest. Ja premium töötoas me räägime lähemalt, meil on Q&A, mis tähendab siis, et küsimused-vastused, et kui sul on tekkinud küsimusi, mida kindlasti tekib alustaval ettevõtjal, ma seda olen selles enam kui kindel, ja me räägime ära ka need ettevõtlusvormid tegelikult, sest et kui sa alles alustad, siis võib-olla vahel on isegi mõistlikum alustada ettevõtluskontoga. Millisel juhul on mõistlik juba osaühing, et käime need küsimused ka läbi, sest see on see vundamendiks tegelikult ka, et see hind oleks meil paigas. Ja hästi oluline on teada seda, et Triin on teinud neid Q&A-sid piisavalt palju, et ta ütles ise ka, et no ma tean, et tegelikult paljud inimesed ei julge laivis küsida ja siis nad saadavad mulle pärast sõnumi, et kuule, ma tegelikult tahtsin seda ka küsida. ja Triinul on need kõik juba ette valmistatud, nii et kui teie olete kuss, siis ta räägib teile ikka kõigest sellest, mida te tegelikult teada tahate, sest ta on neid nii palju teinud, et ta tunneb oma klienti ja teab, mis seal on vaja rääkida. Aga see sõltub väga palju sellest, mis on meie premium grupp, eks ole. Kui meil on seal lillesalongid, siis me räägime ühtemoodi ja kui meil on siin virtuaalsed assistendid, me räägime teistest asjadest, et see kindlasti mõjutab seda, milliseid küsimusi Triin vastab ja see on sinu võimalus otse Triinult küsida kõiki neid küsimusi, mida sa alustava ettevõtjana tahaksid teada või kui sa oled juba kogenud ettevõtja ja tahad lihtsalt oma ärimudelis muudatusi teha, oma tasustamises muudatusi teha, siis saab Triinu käest nõu küsida. Minu elu läks nii ilusaks hetkest, mil Triin võttis minu raamatupidamise üle ja mul oli enne raamatupidaja, ta lihtsalt ei olnud nii hea. Ta ei olnud minule Ja, õige raamatupidaja, mitte et tema ei oleks hea, ta on väga hea raamatupidaja, aga ta ei olnud mulle hea. Igaühele oma. Nii, aga nüüd me läheme edasi selle osaga, kus meil on Marika tugevused mängus kõige rohkem. Ja neljapäeval me räägime sellest, kuidas sõnastada oma pakkumist siis kliendile, mis on need märksõnad ja vormid ja üldse sisu, mida siis kliendile oma pakkumisest rääkida. Ja Marika aitab siis luua sellise postituse või teksti, millega sa saad siis tulla välja ja hakata inimestele oma äriideest rääkima. On see siis oma esimeste klientide leidmiseks, on see prototüübile testimise siis inimeste leidmiseks, on see juba esimese koostöö leidmiseks, et mis iganes see sinu eesmärk on, me aitame luua sul siis selle jaoks tekste. Ja nagu ikka, esimesed 45 minutit on meil siis selline teooria ja nüüd need inimesed, kes liiguvad edasi premium töötuppa, või nad liigunud on juba seal kohal, siis Marika juhendab, kuidas ai abi kasutada selleks, et tekste teha paremaks. Ehk siis, mis on need käsud, mida sa tavaliselt ai-le annad selleks, et tekstid muutuksid mitte ai-likuks, mida sa ütled, ole argipäevasem, ole nagu 5-aastasele, teate küll kõiki neid soovitusi, aga selleks, et anda päriselt häid prompte, et mida sa võiksid teha, selleks peab copywriting ut tundma ja see on Marika üks kõige suuremaid tugevusi ja seda ta saab tulla teile edasi õpetama. Hästi selgelt selle päeva eesmärk on oma pakkumine sõnastada nii, et see esmaspäeval paika pandud klienti kõnetaks ja tõesti ta tunneb, et sinu teisipäeval paika pandud lahendus on see, mida ta otsib, nii et ta on valmis siis sinuga kaasa tulema ja seda siis liituma või mis iganes see sinu kutse on. Ja siis reede on meil üks äärmiselt põnev päev, kus me räägime oma äriidee testimisest. Kui sa oled oma hinna läbi mõelnud, pakkumise läbi mõelnud, kliendi läbi mõelnud, välja mõelnud ka, kuidas sa teda kõnetaksid, siis nüüd räägime sellest, kuidas siis päriselt minna ja testida turu peal, kas sellel on jumet ka, kas inimesed ostaksid. Seal on hästi palju erinevaid viise ja see on üks meie lemmikteemadest üldse veebikoolis, rääkida äriideede testimisest, katsetada erinevaid lahendusi, pakkumisi, viise, kuidas inimesi kõnetada, pakkumisi koostada ja sellel päeval me räägimegi sellest, kuidas ja millega välja minna ja loomulikult ülesanne on siis minna ja testida. Aga teate, need testimised ei ole alati nii, et sa pead minema ja sõbrale ütlema, et osta nüüd või minema kuhugi suurelt Instagrami reels'e tegema. On võimalusi oma äriideed testida ka nii, et sa helistad konkurendile ja saad sellest juba nii palju väärt infot, et natukene teha oma äriidees muudatusi. Sellest kõigest räägime reedel. Hommikul 45 minutit tasuta ja siis nendele ka, kes meil on premium
paketis teile näitame ette, kuidas teha endale hästi kiirelt maandumisleht ehk siis visiitkaart internetis. Kui sa ka kuhugi lähed ja oma ideedest räägid, siis sul on koduleht, kus on detailideni kõik läbi räägitud, kõik lahti kirjutatud ja kuidas seda siis hästi kiirelt teha. Ja loomulikult heas sõnastuses, selge pakkumisega, selge kliendiga me ehitame kogu aeg selle peale, mida sa terve nädala premium paketis oled teinud ja üldse kogu õpinädalal. Siis võtame korraks ühe pausi. Reedel on ülesanne minna ja leida viisi endale testimiseks ja ka ära testida vähemalt ühel viisil ja mõni nendest võtab tõesti ainult 3 minutit. Ja esmaspäeval tuleme kokku, teeme ühe kokkuvõtte, siis jagame muljeid, kuidas teil läks, anname siis järgmisi samme, paneme paika, mis on konkreetsed tegevuskavad vastavalt sellele, mis me eelmisel nädalal teada saime ja räägime ka siis nendest võimalustest, kuidas veebikool sind aidata saab vastavalt sellele, mis kohad sul siis selle nädala jooksul välja koorusid, et ma pean edasi tegelema sellega või sellega või sellega. Alati ei ole see turundus. Tundub, et turundus, aga mõnikord on hoopis midagi muud. Võib-olla on vaja sul hoopis raamatupidamisega kõigepealt tegeleda või leida endale sobiv partner ja siis saad edasi minna. Ja nüüd kõik need inimesed, kes on siis meil premium paketis, teil on tore võimalus kohtuda minu, Marika ja Triinuga ühises Q&A's. Ehk siis me oleme kolmekesi, väga erinevate taustadega ettevõtjad, väga erinevate tugevustega ja vastame nendele küsimustele, mis teil kogu selle protsessi käigus on. Võib olla raamatupidamine, võib olla AI, võib olla klienditeenindus, turundus, müügitunnelid, mis iganes su mure on. Selle lahendame siis ära või võtame koos ette siis selles premium töötoas. Ja see on ka siis jälle tunnike. Seal on siis paus jälle 15 minutit vahel. Natuke on siis see viimane premium töötuba nihkes. Ja see on meie õpinädal. Me oleme väga elevil, sellepärast et kui me mõtleme niimoodi oma ärimudeli läbi, me tegelikult ärimudelis on ju teisi pooli veel, kuidas sa oma pakkumise kliendini viid, kuidas sa tagad seda, et milline suhe sul kliendiga on, et see on kliendiga, et kas sa pakud nagu niisugust üks-ühele suhet või sa pakud masstoodangut, et kõik need asjad räägime nädala jooksul läbi. Nii et nädala lõpus on sul ka oma ärist ärimudel, sa tead täpselt, mis on kõige olulisemad osad ja sa saad selle endal kas või paberil seinale panna, arvutis hoida, sa tead selle järgi, mis on su päris järgmised sammud ja selleks, et su äri olekski kasumlik või su idee oleks kasumlik. Kas lahkuda palgatöölt või teha seda palgatöö kõrvalt, et kõik need asjad tegelikult saavad vähemalt mõttes, kui sa kaasa teed, selgemaks. Mul on tunne, et ma midagi unustasin. Ma unustasin meie väga tähtsa osa tiimiliikmetest, kelleks on Kaari, kes toob meile õpinädala headuse kvaliteedi korralduslikult poolelt. Temal on juba kõik grupid ja kõik asjad valmis ja valmis kõiki juba tervitama. Tagab selle, et teie mured on kiirelt lahendatud, teie ligipääsud, teie auhinnad ja kõik muud asjad on kiirelt kohale jõudnud. Et Kaarit ei tohib kindlasti ära unustada. See on fantastiline tunne, sest et tema ju kõik need kinnituskirjad, mis tulevad teile, et tulen töötuppa, see on meeletu töö taga, nii et aitäh sulle, Kaari. Mega. Juba see, kuidas talle meeldib kuskil kanvas möllata, ma ei suudaks. Mina ei taha kujundada. Mina võin siin teiega rääkida. Nüüd, mis sina täna teha võiksid, on see, et meil on õpinädalal tasuta pakett. Tule ja liitu. Oled alustaja, oled natuke segaduses või tahad juba tulla teistele oma nõu andma. Täiesti tasuta, kõik laivid on sul olemas, Facebooki grupp, ärimudeli lõuendi saad ja loomulikult võimalus võita kõiki neid auhindu, mis meil õpinädala siis ülesannete lõpus loosime. Tasuta registreerud, siis tegelikult ei ole vahet, kas sa registreerud tasuta või tasuliselt. Sa saad endale jagamislingi ja sa saad kutsuda meile õpinädalale tuttavaid ja sõpru ja kui sa oled osalenud meie kodulehe tegemise õpinädalal, siis sa ilmselt tead, mida me õpinädalal teeme ja mis tunne on veebikoolis õppida. Et nüüd saab ka kõik need kutsuda, kes kodulehte veel teha ei taha, aga nad saavad jätkata siis pärast järgmisel õpinädalal. Kodulehe tegemise õpinädal ei kao mitte kuhugi, me lihtsalt täiendame siis oma õpinädalate valikut ja sa saad kutsuda oma sõpru ja kes kutsub siis kõige rohkem sõpru, need top 3 saavad siis veebikoolist krediiti ehk siis kinkekaardid 150, 100 või 50 eurot. Triin, kuule, sinul on 139 inimest. Mitu postitust sa tegid?
ma tahtsingi lihtsalt öelda, et mina siin arvestuses ei ole. Ma olen saatnud ikkagist uudiskirjale ja ka sotsiaalmeedias jaganud väärt infot, et kes veel mõtleb veel, kas tulla, siis kindlasti hüpata punti. Muidugi. Mida mina tegin, oli see, et mina jagasin lihtsalt linki. Ei jaganud oma unikaalset linki. Mina esiteks ei tea, kui paljud minu sõbrad on liitunud ja teiseks ma ei saa mitte mingit kingitust ka sellest. No ma ei saaks ka muidugi, ma oleks selle edasi kinkinud siis järgmistele kohtadele. Aga praegu on siis inimesed jaganud veel vähe, sest me ei ole veel avalikult seda välja kuulutanud, et meil on õpinädal tulemas. Triin on esimene inimene, kes seda jagas ja tema esimestest jagamistest, sul oli vist üks sotsmeedia postitus ja üks email või? Jah, Jah, midagi üks sellist. email, üks sotsimeedia postitus ja 139 inimest. Ehk siis Triinu sotsiaalmeedia on tema ärimudelis väga olulisel kohal ja töötab väga hästi ja toob talle tegelikult tagasi. Ja sul on ka võimalus, kutsud juba rohkem kui 3 sõpra ja saad tabelis praegu esikoha. Triinu ja minu võtame pärast sealt välja, kui ka keegi teine meie tiimist peaks tulema ja sul on siis võimalik võita neid krediite. Ja neid sa saad kasutada ka kõikide õpiprogrammide ja muude asjade jaoks, kusjuures siis need kinkekaardid ei ole ühekordsed, et sa võid seda maksta kas või 5 euro kaupa kogu aeg kasutada, et see on sinuga kaasas käiv kogu aeg. Ja premium pakett maksab meil hetkel 79 eurot, kuigi kõik pahandasid mulle ja ütlesid, et me peame sinna palju kõrgema hinna panema, aga alguses on 79 eurot. Ja seal on 35 kohta, aga teate, sealt on juba terve ports kohti ära läinud, kuigi me ei ole, nii et Triin, sina oled toonud meile juba premium liikmeid, ehk siis inimesed on sinu kaudu tulnud meile, liitunud juba sellega, et teeme ai-ga ja teeme ilmselt siis needsamad Q&A-d Triinuga siis läbi, on ju, ja siis see lisaboonus Q&A minu, Marika ja Triinuga esmaspäeval, et 2 tükki Triinuga tegelikult. Et premium liikmete kohad on piiratud, sest muidu me ei jõua kõikidele teie küsimustele vastata. Ja praegu on siis juba neid kohti ära läinud. Nii et kui see kõnetas sind, siis sinna tuleb vist tõesti kiirelt reageerida. Et võimalik, et see on nagu kodulehe tegemise õpinädal, aga kus esmaspäevaks on juba kohad premium paketis välja müüdud. Meile meeldib alati toppida sinna neid kõige paremaid asju ja loomulikult raha tagasi garantii, kui sa leiad, et me oleme sulle lubanud midagi, mida me seda päriselt ellu ei vii, siis ma maksan alati hea meelega raha tagasi, sest ma ei taha kedagi aidata, kes minust abi ei saa, siis järelikult mina ei olnud õige inimene sinu aitamiseks ja järelikult ma annan sulle raha tagasi, et sa saad minna ja teha kellegi teise juures need vajalikud sammud. Ja ega mul rohkem teile midagi rääkida ei ole, meie kodulehel on veel üsna palju infot, aga sina saaksid tulla täna liituda. Kas meil on täna kuulajate hulgas, ega mina kommentaare ei näe, on ju, et kas meil kuulajate hulgas on kedagi, kes on juba registreerunud? Te võite meile sinna kirjutada. Ja kui ei ole, siis Võite märku anda jah, kas te olete tulemas ja pane ennast kirja. Minule tuli küsimus selline, et kas saab neid järel ka vaadata. Tegelikult saab küll, et meil toimuvad need laivid hommikuti, aga see Facebooki grupp, sa saad neid kuulata ka hiljem järgi, kas või kiirendusega õhtul enne magamaminekut, et valik on sinu. meil on kõik laivid on siis samal ajal Facebookis. Ehk siis, kui sa näiteks saad alustada kella 10-st, siis sa võid kella 10-st tulla ja see on juba Facebookis olemas ja sa saad nagu järgi hakata vaatama omas tempos. Et sa ei pea siis laiviga kaasa tegema, küll aga laivis tasub kaasas olla esiteks küsimise jaoks ja teiseks kindlasti sellepärast, et nagu me ikka, me loosime auhindu aktiivsete osalejate vahel ja kõige parem indikaator aktiivseks, nagu aktiivsete väljaselekteerimiseks on siis need inimesed, kes on laivis kohapeal. Aga eks ikka meil on ka kõik need, kes grupis küsivad, ülesandeid kaasa teevad, kõik need, millega me saame julgustada teid aktiivselt oma ettevõttega kaasa mõtlema. Me panustame sinna omalt poolt erinevate auhindadega. Need ei ole alati veebikooli kinkekaardid, siin on erinevaid teisi võimalusi veel. Ja see saab olema üks hästi põnev nädal, kus me vaatame, mis teid kõige rohkem aitaks, nii et mõni auhind võib tulla ikka päris suure üllatusena. Nii vahva, Kätlin juba ütles, et tema osaleb, nii vahva. Nii tore. Ma panin sinna selle Facebookis lingi ka, ma loodan, et see jõudis kohale, kui ei jõudnud, siis ma panen pärast uuesti. Kätlin, kui sina juba oled meil kirjas, siis kindlasti sina, kui sa registreerud siia ära, kuidas toimub jagamismäng on, ma panen ennast siia kirja. Mu teine veebikool.ee, minu telefoninumber, võite mulle helistada, kui tahate. Ja mul on ettevõte, tahan rohkem kliente ja registreeru. Siis tekib sulle sinu jagamislink, minu puhul see siis siin, mida ma saan siis kõikidele jagada ja kuidas jagamismäng töötab on nii, et kui ma seda linki kellelegi jagan, vahet pole kas Messengeris või
Facebookis teen postituse või Reelsi panen, siis see kood siin taga ütleb siis süsteemile, et Jaanika saatis siia kodulehele kellegi ja süsteem juba märgib siis minu nime juurde. Jaanika, et veebikool on toonud ühe jagamise. Ja kui siis see inimene, kes selle lingi kaudu siis läheb ka ära registreerib, siis see läheb kirja kui liitumisena ja siis saab sealt neid siin punkte ehk siis liitumisi. Et kui mina praegu siia uuesti vajutan, ma praegu uuesti enam registreeruda ei saa, aga selle koha peal ma näen, et mul on olnud 1 jagamist ja 0 liitumist, et kellele ma siis saatsin, tema nüüd kahjuks ei liitunud, aga kui keegi liituks, siis ma saaksin kohe selle eest punkti. Ja sa saad kirja, kui keegi on sinu lingi kaudu liitunud, et tead täpselt, kes see oli, kuna see oli. Ja pärast saad alati tulla ka siis meie kodulehele vaatama, et kus maal sa siis nimekirjas oled. Ja noh, kui palju sul veel puudu on selleks, et edasi liikuda. Mina olen kunagi ühe jagamismängu võitnud nii, et mul oli vaja 169 punkti ja ma tegin lihtsalt Facebooki postitusi ja ütlesin, kallid sõbrad, ma tahan seda teise koha auhinda, aidake mind. Ja vähem kui 24 tunniga olid need punktid olemas. Ehk siis, kui sa ütled oma sõpradele, et tule ja kasuta minu linki, siis tegelikult võib päris kaugele jõuda. Nii, kas kellelgi on mingeid küsimusi? Triin saab need ette lugeda. Mina olen Hetkel ise ma ei nii näinud. üleval. Väga hea. Kui teil on küsimusi, siis julgelt info@veebikool saate meile kirja saata. Võite ka Messengeris kirjutada, me oleme ilusti olemas. Ja ma loodan teid kõiki näha. Ma tahaks, et meie esimesel ettevõtluse õpinädalal on 500 inimest. Mis sa arvad, Triin, kas õnnestub? Jaa, muidugi. Mulle Tahame nii meeldib, rohkem, mis on ju? rohkem jah, mulle meeldib nii, mis Marika ütleb, et kindlasti tasub tulla ka siis, kui enda äri on olemas, sellepärast et enda äri on ka vahepeal hea tõesti värske pilgu alt vaadata, pluss need vibe koodimised, need ai asjad, hinnastamised asjad, et need kõik tasub vaadata üle selle vundamendi, et vahepeal võib-olla tekivad need pimenurgad endal, aga see on nii hea, kui jagad mingeid mõtteid, keegi annab omalt poolt mingeid ideid, mis temal juba kogemuste pagasist on, meie saame anda tagasisidet, nii et see on fantastiline koht. Ja see on hea koht, kus silma ka jääda, nii nagu Triin jäi. Nii nagu mina jäin Triinule silma sellega, et mina tegin oma assistendi tööd hästi, siis Triin jäi kodulehe tegemise õpinädalal silma lihtsalt sellega, et ta töötas nii aktiivselt kaasa. Ja mis see siis oli, 3 kuud pärast seda, kui Triin oli õpinädalal, oli meil hoopis, mina olin saanud uue kliendi, kellel oli vaja veel ühte assistenti ja ma ütlesin, kuule, ma tean ühte väga ägedat inimest. 0 kokkupuudet enne Triinuga, välja arvatud seesama õpinädal, kus ta juba tõestas, et ta on asjalik ja temaga oleks tore koostööd teha. Meil on praegu 187 registreerinut, nii et vaatame, kui palju meil siis tänase päeva juurde tuleb. Sul on praegu unikaalne võimalus esimesena oma sõpradele jagama hakata, sest ma saadan peatselt välja kirja kogu meie 10 000 inimesele veebikooli uudiskirjalistis ja siis on juba keerulisem neid punkte saada. Nii et kui sa tahad punkte saada, siis kirjuta lihtsalt näiteks sotsmeedia postitus ja pane sinna üks põhjus, miks sa veebikooli usaldad ja miks sa soovitad inimestel veebikooli õpinädalaga liituda. Ja see tavaliselt toob sulle võimalikult palju punkte. Ja kui meil jääb top täpselt sama palju nagu praegu on ju, Jana ja Veronika on mõlemad 3, siis te mõlemad saate 150. Helena saaks 100-eurose kinkekaardi ja no Kristi, Lilli, Kristiina, Liivi, Kaili, Tuuli ja võib-olla seal on veel, kellel on 1 punkt ja kõik saaksite 50-eurose kinkekaardi. Nii et võimalusi võita on rohkem kui 3 inimesel, nii et kui kellelegi võidu võrdseks jääd. Tead hetki, Jaanika, ma korra küsin, et aga mis siis saab, kui keegi meid kuulab täna esimest korda ja mõtleb, mis see veebikool üldse pakub, et mis ma selle krediidi eest saan? See on väga hea küsimus. Näed, Triin oskab ennast panna väga hästi kliendi kingadesse. Veebikool on veebikoolituste online platvorm, on ju. Me teeme koolitusi veebis ja sul on võimalik õppida omas tempos, siis salvestatud õpimaterjale vaadates või siis kogukonnas, nii nagu meil on tasuta õpinädalad, kodulehe tegemise õpinädal ja nüüd siis ettevõtluse õpinädal. Ja meil on lisaks veel siis ka programmid, mis on sellised lühemad või pikemad programmid. Just toimus meil 2 vibe koodimise õpiprogrammi, kus inimesed tulid ja õppisid ainult vibe koodimist ja me teeme selle varsti jälle.
mais ilmselt. Siis meil on pikemaid õpiprogramme nagu digistrateegi või WordPressi programm, kus saab õppida uue oskuse, teha karjäärivahetuse. WordPressi programm alustas teisipäeval ja ma tean, et sinna saab nädala lõpuni veel liituda. Saab õppida endale ja teistele kodulehti tegema, nii et sa saad selle eest raha küsida. See on oskus, mis on praegu väga-väga oluline, sest ma kujutan ette, et kui sa oled alustav ettevõtja, sa juba mõtlesid, keegi võiks mulle kodulehe teha, hästi erilise ja toreda. Täpselt samamoodi on turgu nendele inimestele, kes oskavad teistele teha, nii et tasub tulla. Ja siis on meil veel selliseid vahepealse pikkusega, need 2 olid pikemad, 6-kuused. Meil on vahepealse pikkusega õpiprogramme ka, nagu näiteks küberturvalisuse õpiprogramm, kus sai õppida, kuidas teha siis enda süsteeme turvaliseks ja kuidas pakkuda teistele seda teenust, sest kõik, mis me õpetame, peab sulle rahaliselt tagasi tooma. Asju lihtsalt õppida sellepärast, et ma oleksin targem, ei ole mõtet. Me usume veebikoolis tegutsemisse. Me anname ainult neid oskusi ja teadmisi edasi, mis aitavad sul raha teenida. Kas alustada raha teenimisega või tõsta oma tasu või lisada endale teenuseid. Midagi sellist, mis teeb sind tööturul või siis ettevõtluses siis konkurentsivõimelisemaks. Ja kindlasti meil on veel mingi, mul on tunne, ma praegu unustasin ühe õpiprogrammi, aga mis see meil oli veel? UGC õpiprogramm, kus oli võimalik siis õppida sisuloojaks, mis tuleb sügisel ja midagi on veel. Trin, kas sa tuletad mulle meelde, mis on meil puudu? et meil on nii palju neid nüüd juba, et peame läbi käima, vaatame, et saame siia. Müügikool, meil on Müügikool, müügikool. see on juba aprillis. Jaa, see on uus õpiprogramm, mis on alustamas, see veel ei toimu. Meil oli esimene selline maitsmine nii-öelda, Peep Vain ja Katrin Kiviselg siis rääkisid müügist tänapäeval. See on kohe täitsa müügitreening, kuidas siis oma pakkumisest rääkida nii, et teistel on seda huvitav kuulata ja nad ongi sellest huvitatud. Just siis, kui jalg väriseb ja selg on märg, siis kui tahaks oma ideaalsele kliendile oma pakkumist pakkuda, aga no näed, kuidagi ei taha see õige sõnastus välja tulla või hirm on nii suur. Ja müügikool alustab peatselt. Näete mu siin seda. Müügikool alustab peatselt. Tasuta 21. proovitrenn on 16 aprill ja müügikool ise alustab 21 aprill. Ja sul on näiteks jagamismänguga suurepärane võimalus saada siit soodustust. Ja võib-olla või isegi võita. Et meil on neid auhindu vastavalt sellele, kuidas meie see õpinädala grupp kokku tuleb, kui meie mõningate, ütleme nii, kui sa teed õpinädalal ühe suure eneseületuse, küll me seda veebikooli kooli poolt ka premeerime vastavalt. Et mida rohkem sa seal kaasa teed, seda suuremaid auhindu meil on võimalik sulle siis jagada. Ja teised programmid on meil praegu töös, neid ma teile praegu ei räägi. Ja loomulikult on meil siis üksikuid koolituspäevi nii salvestustena kui siis lihtsalt kavas, kus sa saad tulla. Siin hea näide on meil siis Priit Kallasega AI agentide tegemine. Täpselt siis, kui sa oled selles kohas, et tahaks, et arvuti teeks sinu eest tööd, sina ise arvuti taha ei tulegi, kuidas siis seda korraldada. Et kõik need asjad on veebikoolis kogu aeg meil töös, et olla kiirelt kursis sellega, mida tegelikult on vaja turul selleks, et rohkem raha küsida. Ja siis me sellest tulenevalt teemegi neid programme, et meil ei ole õppekeskus, kus me täidame tellimusi või aegunud hankeid. Me teeme selle järgi, mida praegu on vaja. Nii et kui käibenumbrid on langenud, siis järelikult tuleb keskenduda müügile, tegime müügikooli. Kui koduleht tahab tegemist, siis tegime kodulehe õpinädala ja nüüd siis WordPressi uus õpiprogramm on eriti äge, sellepärast et AI on tulnud, et muuta seda maailma ja Marika uus õpiprogramm on tõesti väga AI keskne just selles osas, et sa ei peagi seda enne oskama, sa lihtsalt tuled ja õpid AI-d niimoodi ära kasutama, et sa saad lihtsalt lihtsamalt ja paremini raha teenida. Ja kõikide nende programmide juures on meil siis ka üks eraldi platvorm, kus sa saad endale abilisi leida, aga sellest me räägime juba õpinädalal. Need on kõik head võimalused, mille jaoks oma kinkekaarti kasutada või siis jätta see väga pikaks ajaks siis ka ootama. Meil on väga palju veebikoolis tasuta ja see ongi sellepärast, et alguses sul ei olegi veel raha, mida kuhugi kulutada ja see on jumala okei, siis tule ja alusta. Me veebikoolis tahame sind ikka aidata hea meelega. Me ei tee seda selleks, et trikitada, me teemegi selleks, et sind aidata, sest siis me tunneme ise ka ennast hästi, et me oleme andnud tagasi selle koha peal, kus meile on antud.
kas nüüd on midagi veel, Triin, mis sa tunned, et peaks täiendama? hetkel see on ilusasti ringi peale ja kui vaatad hiljem seda järgi, siis pane enda küsimused ka näiteks kas siis kommentaariumi või siis info@veebikool.ee ja saad enda küsimustele vastused. Jaa, meil on Ja siin 4 inimest tiimis, nii et vastused tulevad kiiresti. ja minu poolt oleks kõik, minuga kohtute igal teisipäeval. Meil on veebikool ettevõtjatele grupis igal teisipäeval live kella 10-st kuni 10:20-ni, kus siis tulevad tavalised ettevõtjad, näitavad, kuidas nemad midagi ära teevad. Nii et minuga kohtume juba teisipäeval. Ja mina kuulan neid alati järgi, sest mulle meeldib neid korraga kuulata ja ma alati, Triin, imetlen seda, kui sõbralik sa suudad olla, et sind võib tundide viisi kuulata, nii tore on alati õppida sinult. Aga siis panemegi tänaseks kinni. Reedene päev. Tee ära need kõige olulisemad asjad, mis sul ettevõtluses on vaja teha, et sa saaksid nädalavahetusel puhata. Ja kui sa tunned, et minu töökoormus on väga paigast ära, siis võib-olla tule registreeru sinna õpinädalale ja vaatame üle, mis me su ärimudelist teha saaksime, et sa saaksid natuke rohkem tasakaalu oma ellu või liitu juba kohe premium paketiga, et me saaksime panna ai tööriistad või mitte ainult ai tööriistad, lihtsalt erinevad tööriistad sinu jaoks paremini tööle, et sa saaksidki kiiremini ja lihtsamini oma tööd teha. Et ei ole mõeldav, et inimesed õpivad kõike ise. Õppida tasub nendelt, kes oma väiksed asjad selgeks teevad ja siis hea meelega tulevad neid jagama. Ma loodan, et ma näen teid kõiki õpinädalal. Liituge, ma hakkan nüüd vaatama, kui palju meie registreerunute arv muutub ja kohtume teiega siis seal, kus kohtume. Meil on väga palju võimalusi, kuhu siis tulla, olgu see siis tasuta õpinädal või mõni programm või mõni muu koolituspäev. Ilusat Kohtume. päeva teile kõigile. Tšau. Tšau!